Kas Šovi-Tuvi või Alligaator diktaator? Alligaator, diktaator. Obubu ja Obubu või Alligaator diktaator? Alligaator diktaator. Ikka Alligaator diktaator, okei. Ma teisi ei teagi. Kindla peale minek, et asjad saab tehtud. Kui diktaator majas on. Ja hoidku jumal selle eest, kui veel alligaator ka. Aga okei, ma juhatan saate sisse ja siis alustame. Ma mõnikord keeran selle tuksi, aga eks näevad. No. Tere, te vaatate Kelder Recordsi podcasti ja täna me oleme Kelderist väljas ühes stuudios, mille nime ma ei maini. Ja meil on täna külas Silja Tee. Jah. Kus sa tuled? Mina tulen Jürist. Jürist. Paljud arvavad, et ma olen hoopis pärnakas, sellepärast, et mu artisti nimi on Siin Silja ja sellepärast sa mind siia kutsusid tegelikult Siin Siljana rohkem, eks? Siin Silja on esialgu jah, aga me vaatame, kes on siis Silja. Kes on Silja ka, jah. Noh, ma olen siin Tallinna külje all Jüris elanud põhimõtteliselt terve elu ja niimoodi seal vaikselt toimetanud. Sealt ma tulen ja nii ongi. Okei, sa juba mainisid nagu Pärnut, et ma küsiks kohe ära, et kuidas sa sattusid Mäkki otsa nii-öelda? Et need, kes ei tea, et siis Mäkki oli Miksi ja Mästerdas su albumi ja kas sa tegi taustu ka? Ja kõik biidid on Mäkki tehtud. Kõik biidid, Miks Mäster? Jah. Okay. Jah, et kuidas ma sattusin Mäkki otsa? No mul oligi elus üks selline periood, kus mul oli nagu vaimselt raske olla ja siis ma ei tahtnud mitte midagi muud teha, kui diivani veel pikutada ja mingit podcasti kuulata. Ja siis ma sattusin taskuröökingu podcasti peale, kuna ma ühte tüüpi nendest nagu tean varasemalt. Ja siis ma nagu kuulasin nende podcasti ja see on niisugune räpi podcast nagu lasevad seal mingit uugekraami ja igasugust Eesti räpikraami ja neil on seal põhiteema ala saatke biite, on ju, et kui sa midagi seal kodus sahtlisse kirjutad, et mis sa sahtlisse teed, et tule välja oma kraamiga ja siis ma võtsin ennast kokku ja kirjutasin neile. Kirjutasin meili, alguses kirjutasin veel käsikirjas, aga kui jõudsin kirja lõppu, et siis oli vaja nagu, mul on üks lugu, esimene lugu oli juba siis tehtud 615 Ivoga. Ma mõtlesin, et tahaks linki ka lisada, et seda ma küll ümber ei hakka käsitsi kirjutama. Et siis ma lõin oma selle Gmaili lahti ja kirjutasin neile, et davai, teeme ühe loo. Mägi kirjutas vastu, davai, teeme 5. Ja siis ta saatiski esimese biidipaki ja niimoodi hakkas tulema. Et selles mõttes. Okei, aga need sul alguses on üldse nagu plaanis albumit teha, et see lihtsalt juhtus? Ei, no Mäkki ütles kohe, et tema on albumi usku, et mis me sellest ühest loost ikka teeme, et siis ütleski teeme 5, et teeme EP, et alguses oligi plaan EP teha. Et minul ei olnud jah muidugi sellist mõtet, et mõtlesin, teeks ühe loo, kuna ma olin tegelikult juba mingi 4 aastat kindlasti kodus üksinda nagu jämminud ühesõnaga. Aga mul ei olnud õigeid põhjasid või kuidas öelda, ma ei leidnud nagu mingid siukseid ägedaid taustasid, mille peale nagu teha. Ja siis see oli täpselt nagu rusikas silmaauku kuidagi lihtsalt nagu sattus kokku niimoodi. Jah, sest inimesed, kes võib-olla seda vaatavad ja teavad, et meil oli alles loos, et sa võitsid Word Wisdomi need plaadid ja siis meil tekkis väike kontakt. Et sa saatsid enda albumi ja kohe, kui ma selle esimese loo tööle panin, mul käis klikk läbi, et kas see on Mäkki. Sellepärast, et Mäkkil on siuke väga distinctive Miksi Mäster, et on siuke väga lai mõnus, et kui sa keegi on Mäkki albumit kuulanud, siis on kohe nagu aru saada. Aga see on nagu väga huvitav, et kohe nagu beatback teele. Ja kaua teil selle tegemisega nagu aega läks? Ma just siin vaatasin, mul on telefon praegu kaugemal, aga ma arvan, et vist 1,5 aastat või aasta umbes, mäletan, mis see kuupäev oli. Umbes aasta tagasi oli see kiri, kui ma talle selle saatsin. Aasta 1,5 maks, et siis nagu niimoodi. Et jah, ja Mäkki saatis kohe biidipaki, et siis ma hakkasin sealt vaikselt kuulama, ma olin kohe nagu teemas, ma olin lõpuks ometi ma saan nagu, ja mul kuidagi need biidid nagu väga meeldisid, et selles oli ka nagu see asi ja nagu niimoodi.
et muidu mul oli see, et mul tegelikult see musa loomine hakkas nagu niimoodi konkreetselt, kui ma sain aru, et ma tahan seda teha, see oli esimene koroonalaine. Kõik kohad olid kinni, ma ei tea, mis iganes, umbes kõik oli välja surnud, aga mitte minu jaoks. Üks sõbrants viis mind kuskile jämmile, mingisuguse kinnises kohas tüübid lihtsalt jämmisid seal ja ma siis astun uksest sisse, lahe kõik ja niimoodi. Esimeses ruumis oli suur sound system, nagu klassikaline Jamaica reggae sound system. Ja teises ruumis oli siis nagu akustiliste pillide nii-öelda ruum. Ja siis me hakkasime seal nagu jämmidel käima, siis ma sain aru nagu kohe, et wow, ma tahan laulda, ma tahan seda mikrofoni nii väga haarata, aga kurat ei julge. Aga siis ükskord ma ikkagi julgesin seal tagumises ruumis, midagi seal natuke jaurasin, üli äge oli, meeldis on ju. Ja siis sattusin sinna esimesse ruumi, kus oli siis see suur sound system, hi-fi sound system. Ja kui sinna pannakse nagu see reverb ja see teine on delay peale, nagu see kaja efekt on selle sound systemi teema on ju, nagu see reggae taab ja just see taab mulle nagu väga meeldib. Ja siis seal krutisid mingit kuradi biiti ja siis ma sain nagu selle mikrofoni taha. Ja siis ma tundsin nagu, wow, see on minu asi, ma tahan seda teha. Aga ma sain aru, et ma olen nii pussi, et ma ei julge ju seal teiste ees, et mul võtab 100 aastat, kui ma ei arene mitte kuhugi niimoodi. Ja siis ma võtsin oma säästud välja, hakkasin helistama oma DJ-dest sõpradele, tuttavatele, et mul on kõlle vaja ja mul on vaja mingisugust efektiblokki, kus ma saan siis seda reverbi ja mis iganes seda kaja värki nagu peale panna. Ja siis ma ostsin omale koju tehnika, et ma saaks hakata kodus jämmima. Ja siis ma hakkasin, et alguses mu esimene armastus oli ikkagi seal reggae taabi vastu, nii öelda. Ja nende nagu ridimite peale siis pigem nagu leelotada. Aga nendega oli kuidagi niimoodi, et sinna tuli nagu rohkem sellist refräänikraami või niisugust laulvat asjad, et niisugust sõnade tikkimist nagu räpis on, sinna kuidagi ei hakanud nagu looma. Ja et see oli siis 4 aastat tagasi, see oli see mul nagu moment, ma pean seda tegema, ma teen kodus kas või üksinda, et kui ma ei julge teiste ees. Et see oli nagu see. Aga lihtsalt, et kui ma riime hakkasin kirjutama nagu tegelikult mingi 8 või rohkem võib-olla aastaid tagasi, et lihtsalt mingit peast saada mingisugust pläma ära, siis nagu riimuvas vormis ma kirjutasin mingisuguseid koledaid asju teraapia vormis, mis jäid kuskile nagu soiku või kadusid. Aga jah, et selline, kuidas öelda, see mingi laulmine ja selline asi on nagu mul kogu aeg nagu sees olnud. Ja samuti, kui ma töötasin lasteaiaõpetajana, ma töötasin Valdorf lasteaias Arukülas, siis seal on väga au sees laulmine. Et seal põhimõtteliselt päev koosnebki, päevaplaani sees on vähemalt 4-5 laulu. Et seal siis hommikuringi ajal ja koristamise laul ja nii ja naa. Ja paralleelselt siis ma kodus jämmisin ja lasteaias nagu laulsin. Seal ma sain harjutada seda, kuidas öelda, lavanärvi. Jah, et kuidas sellest lavanärvist nii lahti öelda. Et teinekord olid ju ka lapsevanemad, kes alles lapsi tulid harjutama lasteaeda, siis tiksusid seal koos lastega ja mina pidin siis laulma nende kõigi ees seal. Et see oli päris hea nagu trenn, aga ma siis tegin juba seda teadlikult. Et nii, lase ennast siin vabaks, siis jälle samm edasi. Et nagu niimoodi kuidagi niimoodi. Ja siis olingi seal nagu jämminud kodus 4 aastat üksinda, siis oli mul see madal hetk elus, kus ma seal pikutasin diivani peal 2 nädalat, mitte midagi teha ei tahtnud, kui ainult taskuröökingut kuulata. Et see kuidagi toetas ja inspireeris ja samal ajal oli nagu taustaks. Ja siis, kui Mäki saatis mulle piigipakid, siis mul ajasin omal kargu alla ja hakkasin toimetama. Ja tegelikult ma vahepeal oli võimalus, Tallinnas oli selline koht nagu Telliskivi Taapklaab Telliskivis, kus oli üks teine äge sound system püsti. Kolimach Priis sound system, kõige ilusam sound system Eestis. Ta oli selline värviline ja imeline lihtsalt. Et see oli seal püsti, üks tüüp Matjas ja teine Srumik ajasid seal seda asja. Mul oli seal vahepeal võimalik neil nagu abis käia. Ja siis ma nuiasin kogu selle Matjase käest, et seda mikrofoni, las ma teen ühe laulu. Ja siis ma sain seal ühe laulu teha.
see tuli nii kuradi hästi välja, sellest on mul väike video ka Instas, et kes otsib, see leiab. Aga jah, ja siis ma olin seal nagu tööl, ma mõtlesin, et sellest saabki minu siis see nagu niisugune hobikarjäär või kuidas öelda, et ma nüüd olengi siis see sound systemi niisugune laulja pigem. Aga siis mul tuli seal võimalus tegelikult nagu veel mikrofoni nagu võtta päriselt. Aga siis ma sain aru, et aga mida ma jubedalt tahan seda mikrofoni haarata, aga mul ei ole mitte midagi öeldagi. Mul ei ole ju materjaligi. Et ma ei olnud selleks ajaks nagu suurt midagi tegelikult kirjutanud. Mingi väiksed leelotused siin ja seal, aga see ei ole ju nagu mingi tõsiselt võetav asi. No ja siis oligi see klubi pandi kinni ja siis tuli mul see madalseisu moment ja siis ma jõudsin Mäkini ja ma sain need beatid ja ma hakkas kohe mõte jooksma, nagu mul oli see soov, mul oli see tahtmine, mul oli see tung ja need Mäki instrumentaalid nii hästi sobisid, et ja sealt hakkas tulema ja tuleb siiamaani, et mul on juba mitu lugu tegelikult veel salves, et jah. Okei. Mul on väga palju küsimusi. Ma tõmbasin nüüd siukse monoloogi letti, aga kui mul hakkab tootma, siis toodab. No? Ei, see on väga hea. Kõik on seoses, see on hea. Kõik on seoses, ja. Okay, ma mõtlen, kuhu suunas ma kõigepealt lähen. Et mul on nagu palju tehnilisi küsimusi kindlasti nagu isiklikult, aga ma lihtsalt mõtlen, et võib-olla ma kõigepealt küsiks seda, et kas see madalseis oli seotud sellega, et kõik kohad nagu läksid kinni ja et sa ei saanud enam nagu väljas harjutamas käia või see oli midagi täiesti... Ei, see madalseis oli seotud jah sellega, et see taapklaap pandi kinni. Ja mul oli siuke tunne, et see koht on minu jaoks, ma kirjutasin isegi ühe luuletuse, et see koht tundus minu jaoks nagu igavene suvi, et ma tundsin, et seal ma saan nagu olla selle asja sees, mis mulle rõõmu pakub ja rahuldust pakub ja ma saan mikrofoni seal haarata ja nii ja naa. Ja samas elus üleüldiselt, et oli nagu siuke keeruline aeg, siis kas mul oli siis... Jah, siis mul lõppes see töö ära seal lasteaias, kuna ma põlesin läbi ja paljud sellised asjad vaimse tervise suhtes. Et see oli nagu niisugune üleüldine ja lisaks ka veel see, et tead, ma ei olnud võib-olla endaga elus nii hästi nagu käitunud, et võib-olla mul oli jah selline moment, et kus ma pidin endale tunnistama, et ma pean mingisugused asjad selja taha jätma, mingite sõltuvustega tegelema, ei ole üldse nagu jalad kõhu alt välja võtma, et see oli nagu jah selline, kus mingid vanad asjad nagu lõppesid korraga ära. Ja, ma mäletan, et see koroona ja lockdowni periood on väga paljude inimeste jaoks on siuke moment, kus nad saavad korraks oma elule nagu pausi panna ja analüüsida kõike. Vaata see koroona esimene lockdown minu jaoks ei olnud siukene moment. Minu jaoks mõjus nagu vastupidi, et mul ei jäänud otseselt midagi seisma, lihtsalt asjad muutusid. Et see ei olnud nagu see moment minu jaoks esimene koroonalaine. See oli nagu vastupidi. Et see madalseis oli minu jaoks oli seal 1,5 aastat, umbes 1,5 aastat tagasi või midagi niimoodi. Siis, kui ma selle Mäki ja nemad avastasin, et see ei olnud nagu koroonaga seotud. Okay. Et see oli nagu niisugune isiklik teema, jah. Just, et see töö lõppes. Ma olin läbi põlend, mis iganes. Ei käitunud endaga hästi, pidutsesin liiga palju, tarbisin mingisuguseid asju liiga palju, mis mulle head ei teinud. Jah, kõik selline asi sai järsku kokku, et ma sain aru, et see, et ma seal hädaorus vingerdan, on puhtalt minu enda süü. Ja see, et ma sealt välja ennast ajan, see on minu enda teha ja ma teen seda. Aga lihtsalt ajukeemia oli ka kuidagi nii paigast ära ja mul oli kõvasti nagu turgutust vaja, et siis ma nagu vaikselt niimoodi hakkasin sellest nagu välja tulema ja see muusika on tegelikult üks niisugune asi, et kus ikka sa midagi hingega teed või sellist mõnus hobi sul on, et siis sul nagu minu arust on kõik nagu elus kuidagi paigas ka. Jah, muusika on väga raviv. On ju? See on teraapia. See on täielik teraapia ja kuidagi niimoodi, siis ma hakkasin ennast väljendama ja vaata sinna ja mis on veel nagu, ma võib-olla tooks seda regedaabi ja seda räppi mingit vahelist erinevust välja, et minu jaoks see nagu sulandub kokku see kraam kõik. Aga samas ma nagu tundsin, et kui seal taabi ja rege maailmas, seal kuidagi nagu need teemad on nagu mingisugused
nagu teatud teemad või midagi, et sa pead nagu kuidagi püsima mingis raamis, siis noh, see hip-hopi ja räpiga on nagu need, sa võid ju millest iganes rääkida. Sa võid mida iganes rääkida. Et see on nagu vabastav, et sa saadki panna oma mingisugused mõtted ja tunded sinna paberile ja teha sellest nii-öelda enda jaoks mingi ilusa asja nagu. Et sul võib olla mingisugune räme kompleks või mingisugune viha või mis iganes kole asi. Kirjutad sellele paberi peale nagu mingiks ilusaks teoseks ja siis laulad selle või räpid selle mingi maheda häälega sisse ja siis ise kuulad, nii hea, kõva. Ja siis saab sellest koledast asjast saab mingisugune kaunis teos. Mõtled, et niimoodi ma võtan seda kraami. Ma küsiks, et kuidas sa jõudsid sinna maani, et need sõltuvused olid nagu mõjutavad sinu jaoks nii tugevalt? Ei, no tegelikult terve elu ikkagi pidutsenud ja pulli teinud, et ja nagu eestlaste kultuuris on alkohol ju hästi sees ja niimoodi ja eks seal öökultuuris on üht koma teist igasuguseid asju liigub, et eks mul on alati meeldinud siit ja sealt natukene üht ja teist ja kolmandat võtta, aga lõppkokkuvõttes ma sain aru, et see mõjub mu ajukeemiale kehvasti nagu, et kui ma ikkagi pidutsen nädalavahetusel niimoodi, et ma tarbin mingisuguseid asju, mingisuguseid aineid või alkoholi liiast, et siis mitte mul ei ole nagu füüsilised paha, et mul on pohmell või niimoodi paar päeva, vaid et mul meeleolu muutub. Et kui ma olen muidu niisugune rõõmsameelne, sõbraliku vaibiga või kuidagi selline, et siis ma olen nagu, tõmbab selle ajukeemia nii madalaks ja noh, see ongi seoses ka sellega, et mul on aktiivsus ja tähelepanu häire ja minusugusele tundlikule inimesele ei sobi lihtsalt niisugused asjad. Jah, et pean olema ettevaatlik, et less is more, ma ütlen, oma tütrele räägin kogu aeg, ta on 17, et kui sul on räige huvi midagi proovida, no natuke kannata veel. Esiteks, et aju peab arenema täiskasvanuks nii-öelda, nii et aju areneb väidetavalt mingi 24 aastani. Et jah, ja et less is more, et no pigem näpuotsaga ja mõned asjad üldse ei sobi. Jah, ma olen sinuga nõus. Et ma usun, et meil igal inimesel on nagu valik proovida teha kõike, mis ta tahab, aga lihtsalt tegelikult alkoholained, kõik need asjad ei ole eriti head, välja arvatud, kui nad ei ole meditsiinilised ja või täiesti puhtad või et see on kontekstipõhine, aga laias laastus. No ja see ka, et kui sa oled selline inimene, et kas kõik või mitte midagi, siis kipub minema nagu üle kätes asi, et ma ei ütle, et see pokaal veini või ma ei tea, väike jutt isegi vahest siin või seal, no miks mitte, kui sa suudad selle väikse asjaga nagu nii-öelda piirduda, aga tihti on see, et vähemalt minusugusel, et mul läheb see nagu lappesse, et siis on lihtsalt see, et siis tuleb eemal hoida, kui ei oska nagu mõõdukalt tarbida, ma arvan nagu seda. Kui palju inimesi sa tead, kes suudavad mõõdukalt tarbida? Ma ei oska öelda ausalt öeldes, ma olen märganud, et kipub nagu üle minema kõigil või paljudel. Minu arvamus ongi, see on nüüd nagu väga isiklik, aga minu arvamus ongi nagu selle põhjal välja kujunenud, et mida ma olen nagu enda ümbruskonnas nagu näinud. Et näiteks, mis puudutab narkootikume, mis ei ole kivi, et seal tihtipeale mul ei ole ühtegi head näidet tegelikult, et kes suudaks nagu mõõdukalt või rahulikult tarbida. Ei, mul ikka on nagu, et mõndadele sobib, et ta teeb oma selle nädalavahetuse ära ja ta teab täpselt, mis talle on okei ja tal ei ole seda, et tal on see ajukeemia pärast on nii lappes või et tal on mingid nutuood või asjad, et nagu tehtagu. Aga mina ei saa nagu sedasi, ega see kivi pole ka mingisugune imeloom, et seda suitsetatakse ikka liiga palju ja samamoodi, et inimesed muutuvad, ma ei tea, apaatseks ja tegelikult ei viitsi mitte muffigi teha nagu vedelevad seal diivani peal ja muudkui söövad, et see on ka, seal on ka oma asi, et aga jällegi olen näinud inimesi, kes ilma selle kivi suitsetamiseta ta peab hommikul tegema, sest muidu ta on vägivaldne värdjas nagu. Ja näed, see on tema remedi ja las ta siis parem teeb seda, et selles mõttes mina ikkagi leian, et see narkopoliitika on meil ikkagi ajast ja arust ja minu arust tuleks ikkagi asju pigem legaliseerida ja et olekski puhast kraami saadaval, et kui see inimene tahab peole minna ja tahab oma 2 triipu kokaiini teha, las läheb, ostab apteegist puhast kraami, teeb oma 2 jutti ära ja läheb järgmine päev koju ja apteeker loeb tal sõnad peale, vaatad sa neid aineid koos ei tarbi, et vaat nii oleks minu arust nagu õige, sest nagu nii need ained on olemas ja. Jah, ma olen nagu nõus eriti sellepärast ka, et kui all ilmas ju see, kõik need ained on tegelikult
hinnaga. No muidugi. Et apteegis vaevalt nii väga, no aga ikkagi. Et see võiks nagu jah, kuidagi nagu niimoodi olla reguleeritud, et ma arvan, et jah, et oot, mis selle no ühesõnaga mul ei tule meelde, aga miks peetakse seda alkoholi nagu kõige ohutumaks droogiks, sest et ta on regullitud, vaata, noh. Et noh, selles mõttes on nagu niimoodi. Ma tuleks muusika juurde tagasi igaks juhuks. Ja ikka, sobib. Ma usun, et mingi kommenteerijad on juba närvis. Aga mulle just nagu pakub huvi, et milline oli su suhe muusikaga lapsepõlves? Mul vanaema kogu aeg laulis mulle. Ma olen nagu vanaema laps ja vanaema kogu aeg laulis. Me oleme hästi palju vanaema juures ja siis ta pani meid magama kogu aeg lauluga ja niimoodi, et selline suhe oli. Sünnipäevadel meil vanaema vend, onu Endel tõmbas lõõtsa täiega. Me istusime seal mingi laua all, jõime morssi, kekutasime seal hullult tore. Ja ema mängis mul natukene seda, ka lõõtsa, ja ma mäletan lasteaias, mul oli see lauluõpetaja Külli Lepland, Ott Leplandi ema, ma mäletan nii hästi teda kuidagi, see oli hästi tore, et mulle nagu meeldis alati, ma mäletan muusikatunde just millegi pärast lasteaias, see mängis klaverit ja no selline suhe. Ja kuidas sul nagu muusikat luua on, kas on sinu jaoks lihtne asi? Noh, alguses mul oli üldse lihtne see sõnade kirjutamine. Üks tüüp, kellega ma see esimese loo tegin, Kose, ehk siis 615 Ivo on ju. Ja ma mingi helistasin talle, mõtlesin, kurat, Ivo, kirjuta mulle sõnu, ma ei oska, ma ei saa sellega hakkama. Ja siis Ivo nagu, mul siiamaani ma võtsin tema nagu, ma pean teda nagu mingis mõttes oma mentoriks. Hoian neid sõnu, mis ta mulle ütles niimoodi endale alati meeles. Ta ütles mul siukse lause, ma ütlesin, kuidas ma saan? Lihtsalt tegema peab. Vot, ja nüüd ma siis seda jälgingi, et ei ole lihtne. Et esiteks sinna moodi ennast nagu viia, et nüüd ma hakkan kirjutama. See on omaette tegevus juba, on ju. No mõni lugu tuleb niimoodi, et sul hakkab kohe jooksma, kirjutad ära, on enam-vähem nagu valmis, võib-olla pead seal mingid üksikuid sõnu ümber tõstma. Mõnega on nagu niimoodi, et siis mõtled, nüüd ma kirjutan ja kirjutadki, et ma eriti nagu sahtlisse ei taha teha, et kui mul on siuke nagu eesmärk, et kui ma teen valmis. Ta alati võib-olla kõik ei tule välja, aga enam-vähem. Et ta on ikkagi nõuab niisugust mõtestamist ja mis ma veel teen, et vahepeal saaks seda kirjutamissoolikat kätte. Vahepeal tegin nagu mingi teiste lugude refrääne või asju, mis mul väga meeldivad. Ma kirjutan need ümber. Ja siis ma laulan neid näiteks ja siis see nagu aitab kuidagi nagu viia sinnamaani, et mul on see pastakas käes ja ma teen, ma kirjutan käsitsi. Okei. Ja muidu luuletajad, ma olen ise nagu, mulle väga kirjandus meeldib, kui ma õppisin kirjandust ja kirjutamist, et tihti poeetidel oli ka see, et soovitad, et käsikirjas kirjutada, et sa oled nagu rohkem psühholoogiliselt et see toimib väga hästi, et üks kuulus poeet, kelle nime praegu meelde ei tule, ütles, et see on nagu oma peerude nuusutamine. et kui ma ise kirjutan, siis ma üritan ka käsikirja poole triivida, aga lihtsalt kuna telefon on tihti peale läheduses, siis ma mingid mõtted, mis päeva jooksul tulevad, lähevad. No ma üritan ka sinna vahepeal nagu telefoni midagi toksida ja siis mul niimoodi, kuna mul on käin pojal külas Valgas, siis ma olen teinud endale kokkulepped, kui ma Valka rongiga sõidan, siis ma tegelen selle aja nagu muusikaga. Siis ma teinekord otsin sealt telefonist ja kirjutan mingeid asju ümber või vaatan, et mul on mingisugused mõtteid sinna, aga mul kuidagi üks pikka teksti, no ma ei suuda, esiteks mul on kõige väiksem iPhone, jube tüütu trükkida ja ma ei tea, kuidagi see ei ole minu teema. Ma naudin seda käsitsi kirjutamist, aga kui mingi ülihea mõte on, siis mõned asjad olen ka telefoni tegelikult kirjutanud, jah. Mis sa arvad, miks sa muusikani jõudsid või laulmiseni jõudsid ja kirjutamiseni? Miks? Jah, et nagu sellepärast ma ennem nagu läksingi sinna lapsepõlve teemas, et mind nagu tegelikult huvitab just nagu see trajektoor, et kuidas sa nagu jõudsid muusikani ja et kuidas nagu ise nii-öelda psühholoogiliselt analüüsid iseennast, et miks see tulla võis või miks seda näiteks lapsena ei olnud või teismeest rohkem? Ma arvan, see on nii loomulik. Esiteks ma olen olnud
mingi 8 või 10 aastat niisugust reiviskeenes või niisugust UG-skeenes, elektroonilise muusika skeenes on ju. Just festarid, kinnised üritused ja nii ja naa, et see on ainult loomulik, et mul üks hetk, kus mul on ümber nagu kunstnikud ja just DJ-d, ma ei tea, loojad, et ma arvan, et see hakkas mul nagu sealt pihta ka, et ma olen nii palju selle muusika sees ja nii ja naa. Ja kuna mul on ikka niisugune mingisugune tuhin ikkagi mingit luulet või sellist asja nagu kirjutada ja kui ma olen ise Eesti räppi kuulanud, ma ütlen, et ma ei oskagi öelda, millal see Suure Papa Grammi linn välja tuli kunagi. See oli mul see moment, kus ma sain aru, et jaa, Eesti räpp on minu teema. Et ma olen seda Eesti räppi nii kaua kuulanud, et see oli lihtsalt nagu niisugune loomulik asi, et see lihtsalt juhtub. Ja noh, nagu ongi, et mul nagu see lasteaiatöö, ma olin seal, me laulsime seal, me käisime nädalas korra lauluõpetaja juures. Mulle nii meeldis, see oli mu päeva kõige parim osa. Ma laulsin alati kõva häälega ja niimoodi nagu. Et see on, ma ei tea, see on minu jaoks lihtsalt loomulik. See on minu jaoks lihtsalt loomulik ja ma ütlen, see vanaema, et ta laulis meile niimoodi väiksena. Ma arvan, et see ka patsutas ja laulis jälle mingid oma mõeldud laul. Untse üüdis kinni võtan sinu ju. Nagu siiamaani meeles. Et see on asjade loomulik käik lihtsalt, ma tunnen. Okay. Ja kui sa nüüd hakkasid nagu laulma, kas sa hakkasid mingid vokaalarütusi tegema või see on sinu jaoks siuke loomulik on nagu sul nagu viisi pidada? Loomulik on viisi pidada küll, aga ikkagi ma käisin lauluõpetaja juures. Ma tegin vist vähemalt mingi 20 sessiooni. Jah, ma käisin. Ja ma käisin siis ka, kui ma olin seal Waldorf lasteaias õpetaja, siis meil oli oma lauluõpetaja, kes ka meid treenis. Seal oli see, et seal pidi kõrgelt laulma. Väidetavalt lastele tuleb kõrgelt laulda, et see hoiab kõrgemat vibratsiooni, et mitte niimoodi madalalt ja alt, vaid hästi kõrgelt. Et seal me tegime neid hääleharjutusi igasugused ja siis ma võtsingi omale, see mõtlesin, teeb nagu enesekindlamaks ka, kuna mul see hirm nagu teiste ees laulda ja et siis ma käisin lauluõpetaja juures, ma arvan mingi 20 raundi kindlasti. Ja tema õpetas mulle 1, 2 ja 3 ja praegu ma teen iga kord nagu hääle soojaks enne esinemisi. Üritan kodus ka, kui ma üritan siis ka teha. Täna just tegin hommikul hääleharjutusi. Jah, et ma ikkagi soojaks teen kindlasti enne esinemisi, see on fakt. Okay. Kaua sa päevas umbes harjutad? Kas just päevas? Hea, kui ma nädalas korra tuleb meelde, kui mul ei ole mingid esinemisi ja asju, et see oleneb täiesti. Aga sa mõtled, kui palju ma oma laule teen läbi. Kui nagu mul on vaba päev, vaba hetk, siis ma ikkagi tõmban kõllid tööle ja panen asjad valmis. Ma teinekord jämmin seal mingi tunnikene, ma ei tea, nüüd siin üks päev, üleeile. Tegin kõik oma 10 lugu läbi. Tavaliselt ma jämmin mingit uut lugu nagu niimoodi, et pähe jääks, et mul võtab hullud kaua, et mul lood pähe jääksid. Ma üldiselt olen mingi 200 korda vist iga lugu vähemalt läbi teinud, et pähe jääks. Okay. Ja, ma võib-olla läheks rohkem su albumi kallale praegu. Nii, jaa. Mis selle nimi on, kes ei tea? Kompott. Jaa. Ja siis kõik, nagu me enne juba rääkisime, Mäkki toodang suuresti või nagu abiks suuresti? Jaa, disainis, ma ei tea, kõik asjad. Disainis tellis värki-särki. Ja. Kus see nimi kõigepealt tuli? Kompott. Esiteks sellest, et see sisu on nagu kompott, et seal on niisugused erineva vaibiga asjad minu jaoks nagu kokku pandud. Ja teine, et kuna Mäkil on riimikaste ja beats and fries, siis see kompott on ka nagu austusavaldus biidimeistrile, et jätkata tema seda sarja, nagu, et tal on see toidunimedega mingi teema. Et see kuidagi sulas nii hästi kokku. Mäki friikas. Ja, täpselt. Ja, et see sulas nagu nii hästi kokku. Okei. Ma tahaks võib-olla temaatikat sisse minna, et mis on sinu jaoks need peamised temaatikad, mis sa nagu seal läbi käid? Lugudes või? Hea küsimus ausalt öeldes. Seal on üks luulelisemad kraami, näiteks nagu see Kuulaul. See sündis meil üldse niimoodi, et tütrega käisime tegelikult üldse täiskuud otsimas ja siis me tegime niisugust nalja. Kuuke, kollane suuke, kus sa küll peidad end ja mida iganes on ja siis see jäi nagu see kuuke, kollane suuke. Siis on seal nagu konkreetselt
see Puhkuse laul on näiteks konkreetselt kirjutatud mu sõpradele, Triinule ja Arvile, kelle hoovis on meil igasuguseid toredaid talgusid ja pidusid olnud, eks ju, et sihuke ood nagu mu sõpradele kindlasti. Et mul on hästi suur värviline sõprusringkond ja noh, nemad ongi mind inspireerinud tegelikult nagu ka midagi looma. Ma nende kõrval ja nende sabas hästi palju tiksunud. Jah, siis mul on seal armastuslugu töökojakuttidele. Jah, sest et ma väga kaifin nendega koos laval paugutamist, see on nagu ülim tunne. Jah, ma ei teagi, räägin sellest, mis mulle seal meeldib ja Piripilli lugu on selline mul on jalakukse lahti. Ma olen kõige kõvem tšik ja sa ei ole mitte keegi. Et nagu siukene räpile kohane värk. Et need temaatikad on nagu siuksed minu, noh, nagu ma seal plaadi taga kirjutasin. Jah, et see plaat ongi inspireeritud Eesti räpiskeenest ja minu suurest ja värvilisest sõprusringkonnast, et nii see üldiselt nagu on ka. Kas sa nüüd plaanid uut albumit ka veel teha? No kindlasti. Okay. Kindlasti teen. Okay. Kas sa plaanid nüüd siis jätkata nagu sama vibe'i, kus on nagu erinevad temaatikad, kuidas tuju tuleb või sa plaaniksid teha nüüd mingi kontsepti põhiliselt või? No plan. Mingit plaani ei ole, et vaatab, mis lood tulevad. Ma ise kipun arvama, et võib-olla on jällegi niimoodi, et kuidas mul tuju on, et aga no eks vaatab. Ma otsustasin, et ma hakkan vaikselt nõukeid lugusid koguma ja et üks hetk vaatab, kui saab seal mingisugune 11, 12, 13 kokku, et siis tuleb plaat. Okay. Et vaatame, ma ei oska öelda, kaua sellega läheb või mingid veksleid ma välja ei anna, aga ideaalis paneks küll plaadi peale, sest nii tore on pärast ise vaadata. Sul on mingi kogumik ja nagu midagi käega katsutavat nii-öelda. Noh, ei tea, kas ta peab siis olema ka üldse füüsiliselt, aga üldiselt, et selles mõttes ma olen ka albumi usku. Endale ka meeldib kuulata teiste albumeid. Kunagi ma ei olnud selline, ikka ühe loo kaupa või kuidagi. Aga jah, ma olen kasvanud selliseks albumi usku inimeseks nüüd. Ja kui raske oli kompotti teha? Selles mõttes... See küsimus on väga naljakas, kui kontekstist välja võtta. Ei tea, ei olnud raske. Sellepärast, et mul oli see tung ja tuhin nii suur. Neid momente oli küll, kus ma mõtlesin, et see sõnade kirjutamise koha pealt, seal põrandal maas, ma kirjutan alati niimoodi, et ma kirjutan, mul on alati mikrofon ka kohe, ma teen kohe mikrofoni. Ma tahan kohe kuulda, kuidas see kõlab, on ju. Võib-olla neid momente oli küll, kus ma mõtlesin, et issand, kas sellest ikka tuleb või midagi, aga ta ei olnud raske, ta oli arendav ja ta oli põnev. Et jah, mul ei olnud mingit raskust selles mõttes, et minu asi oli ainult sõnu teha lugudele ja minna Mäki juurde ja lindistada, et see oli minu jaoks tore, põnev, huvitav. Ja Mäki tegi ju selle raskema töö kõik ise ära. Mitu korda sa salvestamas käisid? See on Pärnus siis nagu salvestamas? Pärnus ja mitu korda. Kes seda oskab nüüd öelda? Mitu korda. No tavaliselt ma läksin, siis mul oli kas paar-kolm lugu ikka korraga. Ma ei oska nüüd öelda, palju ma seal Mäki juures üldse olen niimoodi käinud. Ma käin nii tihti kui võimalik. Ma ei tea, ma arvan 5 korda kindlasti. Võib-olla rohkem. Okay. Ja salvestamisprotsess oli keerukas sinu jaoks või see tuli ka loomulikult? No ei tulnud alguses, sest et kui sa oled harjunud seal kodus mingi oma mikrofoni taga asju tegema, on ju, et okei, sul on see, mul on kodus põhimõtteliselt live-varustus, on ju, et ma treenin selleks, et ma laividel ennast püksiga hakkaks ühesõnaga. Et see on mul see põhiteema. Aga kui sa lähed stuudiosse salvestama, on hoopis teistmoodi, sa ei kuule oma häält kõlaritest, sul on mingi klapid peas. Oli küll alguses nagu raske, et ma saan nendest tüüpidest täitsa aru, kes kodus salvestavad. Sul on jumala lihtne ja mugav, on ja sa saad igast asju proovida ja siis ma saan aru, kus klomp tuleb kurku, ma ei julge proovida mingeid asju. Oli küll, esimene kord oli siuke, et surin oli ikka sees ja niimoodi, aga Mäki on nii laadna ja meil nagu on inimestena nagu klapp, et selles mõttes oli nagu hea. Teine kord oli juba parem ja niimoodi ja saad aru, et sellega ka kujuneb välja nagu oma stiil, et minul siis nagu niimoodi, et mul peab üks kõrv vaba olema, et ma kuulen oma häält, seda häält, kuidas ma olen siis harjutanud ja niimoodi. Ja selleks ma pean ka eraldi nagu harjutan kodus, et siis ma
lülitan nagu kõllid välja ja proovin nagu siis kuulata, et ma mäletaks, kuidas see on, sest kuidas mu hääl nagu kõlab, niimoodi siis nagu a cappella, sest et kõlaritest ta tuleb teistmoodi, kuidagi niisugune teema jah, et ta natuke on jah, noh, ta on teistmoodi. Okei. Kas Mäkki andis mingeid häid õpetussõnu, kuidas nagu sellest esimesest sellest salvestuskogemusest nagu edasi saada? Sest nagu ma tean, vaata, kui me podcast juba teeme, et kui inimesel on nagu esimene kord, nagu mina juba nagu hakkan vaikselt tajuma, et see on peaaegu 30. episood või 28. meil juba, et ma enam-vähem nagu tajun, et mõndasid inimesi on väga raske lahti saada, mõndasid on väga lihtne lahti saada, õnneks meil läheb täna väga hästi, et see ei ole tajud, et esimene kord, aga et kas Mäkki kuidagi oskas anda mingit nõud? Ikka nagu selles mõttes, nagu ma ütlesin, mul inimesena nagu klapp temaga ja kuna ma olen seda taskuröökingut nagu siiamaani kuulanud, siis ma läksin nagu tuttavate juurde. Mul ei olnud nagu seda, tema nägi mind esimest korda, aga mina tundsin, et nagu me oleme vennad või vend ja õde juba, umbes nagu niimoodi. Aga ei, no mis seal ikka, ega ma ei hakanud seal mingi, oi, ma nii kardan, et ma otsin suu kinni, ma davai, ma teen ära ja siis ta annab nagu pigem nõu, ma ütlesin, noh, nende backide kohta, et seda ma ei ole ju kodus nagu nii-öelda harjutanud. Selles ma mõtlesin, hea oleks, kui mul oleks luuper, et ma laseks oma kuradi riimid sisse, siis prooviks neid ad-libse ja backe nagu teha. Ja siis ta nagu, näed, siin teeme backi ja nagu niimoodi, et andis jah, mulle nagu selles mõttes nõu. Aga mul selles mõttes ei olnud nagu seda emotsionaalset supporti vaja, et sellega ma sain nagu ise hakkama, et ma saan aru, et see väike hirm käib asja juurde ja jälle mingit uut asja proovid ja kardadki ja lähed ja lihtsalt teed ära. Läbi hirmu, panin väikse koksu. ja noh, et selles mõttes ja Mäkki on jah, ta on olemas, kui mul vaja teda on. Okei, jah, sest nagu tegelikult paljud artistide jaoks ju tegelikult on see psühholoogiline support väga tähtis. Võib-olla. No vähemalt nagu minu kogemuses, keda nagu mina olen kohanud. See on muljetavaldab, et see on nagu sinu jaoks, et sa suudad nagu neid asju kategoriseerida või nagu läbi minna nendest nagu väga ruttu, et mulle jääb praegu siuke mulje, et sa suudad nagu oma emotsioone väga hästi reguleerida tegelikult. No ma arvan, et mingi 6 või 7 aastat, äkki isegi 8 teraapias käinud. Mul on oma psühhoterapeut, kes mul õpetab trikke ja nii edasi. Et ega siis tulebki õppida ja see on põhiteema, et ma ei ole oma emotsioone hästi elus kontrollinud ja olen niisugune äkiline paugutaja olnud igas mõttes. Aga et see ongi just see, mida ma olen, mis on nagu eesmärk üleüldiselt, et noh, ja siis sa saad igal pool hakkama, et selles mõttes. Ja noh, Mäkiga veel jah, et see emotsionaalne support võib-olla selles mõttes ma tunnen, et mul oli olemas. Et kui ta nägi mu kraami, siis ta oli mingi, wow, väga hea, nagu talle meeldis, ta oli inspireeritud ja ma sain aru, meil tekkis selline sünergia ja siis ma olingi nii õiges kohas ja juba toetatud. Oleks mingi teine vend seal olnud, kellel oleks mu kraamist suva olnud, võib-olla mul siis oleks rohkem närv sees olnud või ebamugav või nagu nõme olla kuidagi, et nagu selles mõttes kindlasti mul oli see emotsionaalne support juba olemas. Aga jah, inimesel on väga tähtsaks, et peab ikka endaga ise ju hakkama saama, et ja pead lihtsalt läbi suruma mingitest olukordadest. Ja ma olen sinuga 100% nõus, et mul on väga hea meel, et sa teraapiat mainisid, et see on asi, mida mina nagu alati supportin või ütlen nagu nii palju välja kui võimalik, et kui mingid issued on, siis kindlasti tegeleda nendega, kui võimalik teraapiasse minna, et see tegelikult annab nagu nii palju juurde. Ja üks hea soovitus, et mida raskem on, seda kiiremini sa selle suudad ära lahendada, et kui sa lähed teraapiasse ja sul on sellest mis iganes intsidendist või asjast juba mingi aeg möödas, et see ei ole enam nii aktuaalne või noh, kuidas öeldes valu ei ole nii kohal, siis on sellega palju keerulisem tegeleda, palju lihtsam on, kui sul on üliraske ja sul on see teema peal ja sul on see õige terapeut ja sa lähed ja sa saad palju kiiremini ligi, sest et ta on kättesaadaval. Ja minu kogemus on täpselt sama, et ma läksin väga raskel. Ma unustan ära. Et sinu kogemus on sama? Jah, et ma läksin nagu väga raskel momendil ja siis nagu tuli sükseid asju välja, mida ma nagu ei osanud oodatagi ise võib-olla. Et see oli minu enda jaoks nagu üllatav, aga nagu see valu on väga, selles on väga palju potentsiaali, et tõesti. Et ma olen 100% nõus. See on nagu portaal jah, et mida lähemal see valu on, seda kiiremini sa selle ukse üles nagu leiad. Ja mis on veel üks soovitus kindlasti, et nagu psühholoogid, ma ütlen niimoodi, et
mul ei ole nii head kogemust võib-olla psühholoogidega olnud, et kindlasti inimesed võib-olla mõndadel on, aga tuleb otsida psühhoterapeuti, mitte psühholoogi nagu, et tuleb leida selline inimene, kes annab sulle nagu tööriistad. Et kui sul tuleb see emotsionaalne mingisugune negatiivne mingisugune asi peale või viha või kadedus või mis iganes need asjad on, mida me ei taha tegelikult tunda, mida tegelikult ka ei ole nii väga vaja, on ju. Et siis selline inimene leida, kes sulle õpetab, et mis on need vaimsed praktikad, et sa saad sellest jagu, mitte see, et sa lükkad selle tunde kuhugi ära või lähed lihtsalt räägid seal nagu 50 euro eest nagu, et oi, kui raske ja nii ja naa ja võib-olla mõnel on vaja seda ventileerimist, aga seda ma tunnen, et ma saan oma sõbrannade ja sõpradega ka teha. Aga kui mul on päriselt vaja nagu abi, et nii-öelda mingist koormast lahti saada või tegeleda enda mingite jamadega, siis psühhoterapeute otsige. Okay. Mis oli kõige väärtuslikum tööriist, mis sa õppisid teraapias? Jah, oligi, päriselt oli seda välja ei saa öelda, mul on niisugune tunne, et siis see kaotab nagu jõu, on ju. Okay. Aga see ongi selline vaimne praktika, et kui mul tuleb näiteks mingisugune, ma ei teaks, hirm peale või räme viha või kadedus, ma olen niisuguse asjaga nagu kadedusega ka jubedalt tegelenud, et sa näed mingit ägedat inimest ja sa ei suuda tema üle rõõmu tunda ja sul tuleb hoopis kadedus peale, see on niivõrd vastik, mul enam ei ole seda. Aga mul mingi periood oli seda väga lähedase inimese peale ja see nagu tappis mind seestpoolt, ma ei tahtnud niisugune uss olla. Ja vot sellega ma tegelesin ja siis ta õpetaski mulle sellise, mul tuleb see peale, siis meil on koos välja töötatud mingid sõnad, mingid pildid, visualiseerid mingeid asju, teed, see võtab, ma ei tea, võib-olla 3 minutit ja siis sa tegeled selle tundega nii-öelda ära ja lased ta vabaks. Ja tuleb uuesti, jälle uuesti. Et see on nagu niisugune teema oli ka sellega, et kui sul ühesõnaga see asi tuleb peale ja sa seda lihtsalt eemale lükkad, siis ta tuleb kogu aeg suuremana tagasi. Et näiteks niisugune jah, et ma ei saa täpselt sellest nagu rääkida, aga jah, et on niisugused vaimsed praktikad olemas. Ja mõttejõuga nagu. Kas te muidu nagu töötasite asjade juureniga tagasi, et kust nad nagu pärinevad? Või te nagu... Jaa, et kindlasti seal ei olegi võib-olla vaja töötada, kus on lihtsalt arusaadav, kui sa juba räägid, et milline see lapsepõlv on olnud ja nii ja naa, kus need tulevad, oledki võib-olla elanud, sul pole suurt olnud nii-öelda nagu vaesuses või oled seal võrrelnud ennast teistega, kellel rohkem on ja et selles mõttes see põhi oli kindlasti nagu olemas, et lõppkokkuvõttes ei ole mõtet ka nii meeletult kaevata ja mingisugust uusi haavu lahti nagu võtta, et teinekord tuleb lihtsalt leppida, aga vaata, mul on sellised ja sellised traumad olnud, ma olen tänu neile nüüd selline ja selline, aga mul löövad üles mingid sellised ja sellised emotsioonid ja tunded lahvatavad kohati. Et ma hakkangi nendega tegelema, et ma ei teeks oma lähedastele liiga. See on kõige tähtsam nagu. Et jah, alati ei ole mõtet nii meeletult kaevata ja täpselt, et kui need asjad ei ole nagu aktuaalsed, nad ei ole sul kuskil nagu nad ei olegi tegelikult nagu olemas ja siis hakkad sinna kuhugi kaevama. Ja lihtsalt lõhud, pole vaja. Okei, ma olen nõus sellepärast, et nagu üks praegu vaimse tervisega on minu arust häid asju ja halbu asju. Üks hea asi on see, et me räägime sellest palju. Teine halb asi on see, et internetis igal pool maailmas liigub nagu nii palju halba informatsiooni. Et siin on tegelikult asi ongi selles, et siin on nagu nii palju konteksti ja see on kõik väga suhteline ja see on ka inimese poolt nagu suhteline. Et mul on nagu niimoodi, et kui mul on mingi tugev emotsioon, siis mina üritan 2 asja teha. Et ma üritan nagu aru saada, et kus need emotsioonid mul nagu pärinevad või kus nad nagu tulla võisid kunagi. Ma päris nagu nii kaugele ei lähe, et ma nagu oma psaikit nagu lõhkuma hakkan, aga ma nagu üritan nagu meenutada näiteks, et viha, et millal ma esimest korda sarnast viha näiteks tundsin. Kui ma olen nagu minevikku nagu läbi töötanud, need asjad mineviku situatsioonid läbi analüüsinud, siis ma hakkan tegelema sellega, et ma praeguses elus nagu leian nagu tööriistu ja vahendid nagu nendega tegeleda, et ma nendes situatsioonides saaksin nagu hakkama. Aga siis ütled, et see ongi teraapia. Ei no jah, eks mul on ka mingid asju, ma saangi aru, et mis mul on mingi lähedusega mingisugune teema ka.
ma saan aru, et mul tuleb mingid teatud situatsioonides niisugune vastikuse tunne või ebameeldiv tunne peale, aga ma ei lähe sellega lihtsalt kaasa, ma tean, kust see tuleb, aga mul ei olegi muud varianti, ma ei saa sellest nagu lahti, ma pean sellest läbi minema. Et see jääbki mul tulema, kui ma seda nagu eemale lükkan, aga ma teadvustan, ahah, see on see, ma ei lähe sellega kaasa ja siis ta kaob natukese aja pärast ära nagu. Et noh, et sellised asjad, aga mis on ka see, et ega nende terapeutidega alguses panin ikka puusse ka kõvasti, ma läksin nuttes ühe psühholoogi juurest lihtsalt ära, mõtlesin, et andke mul raha tagasi nagu, mis ma üldse seal tulin, et seda õiget inimest leida, jah, see on omamoodi teema ja kui sa selle õige leiad, siis hoia tast kinni. Et minul on see üks inimene olnud juba väga pikka aega ja ma käin tema juures ikkagi aastas mingi 6 korda prooviks ikka ära käia, kui on mingisugune aktuaalsem teema, siis käin muidugi tihemini, aga ma hoian nagu seda, et panen kas vaja mingi 4 kuud. Ja siis meil on kokkulepped, kas kui mul on väga okei, mul pole mõtet nagu minna, mis ma nagu ütlen selle ära või hoian nagu ette nagu mingit aega teinekord, et nagu niimoodi, jah. Oot. Mis nõu sa annaksid noorele endale? Et see on üks küsimus, mida ma tihti küsin. Mis ma annaksin? Jah, et kui sa nüüd nagu tagasi vaatad oma elule, et kas on mingi siuke nõuanne, mida sa sooviksid, et sa oleksid teadnud või mingi siuke lähenemine või kas sa näiteks soovid, et sa oleksid muusikat aga nagu nooremana harrastama? Jaa, kindlasti oleks võinud hakata, aga ma kujutan ette, mis kuradi jama sealt oleks tulnud. Et võib-olla ma praegu siis peaksin silmad maas käima, ma ei saaks teha seda, mis ma teen. Siis mul oleks juba mingisugune muster ees, aga mis ma ütleksin tegelikult, et ole julge ja ära karda. Et nii palju olen kartnud, et ma olen pidanud jubedalt vaeva nägema, et igasuguste hirmudega nagu tegeleda või et saada nagu üle. Et niisugust julgust, et kes mind kõrvalt vaatab, peavad mind hullult julgeks nagu alati. Mis sul viga, sa oled nii julge. Ütlesin, et eks see julgus tulebki sellest, et ma olen nagu pidanud mingeid nii suuri asju nagu ületama, et tegelikult vahest mingite asjadega olen väga arg nagu olnud ja mitte enam viimasel ajal. Ma ütlen, mu unegraafik on hea, mul on praegu nagu hea olla. Aga jah, julgust sooviks. Jah. Ja seda ka, et ei ole vaja igaühega chillida ja hängida, et võib-olla nagu inimeste suhtes, kes su ümber on ka, et see ka, et less is more võib-olla. Ja ma olen nõus. Et sa igasugustes kampades hängitud, igasugused rumalusi tehtud, et võib-olla neid ei oleks nagu nii vaja olnud. Aga mine tea, tead, see julgust jah, et see on põhiline. Jaa. Ma lähen mõttes igasuguste kohtade peale. Mis nõu sa näiteks, me enne peatusime nagu selle peale, et sul on nagu raske minna sinna situatsiooni, kus sa lähed nagu salvestama ja hakka nagu probleeme lahendama. Et oletame, et kui keegi meid vaatab nagu igasuguseid artiste, et kellel on hirmul, mis nõu sa neile annaksid? Et kas on mingi siuke hea taktika, kuidas nagu nende hirmudega tegeleda? Oleneb, mis hirm sul on, nagu, et kui sul on konkreetne lavahirm, mina ostsin omale varustuse koju, nagu ma ütlesin, et ma olen ja hakkasin proovima, et kuidas mu see hääl kõlab, et ma ei hakkaks seal, et ma olen harjunud sellega, nagu kuidas mu hääl kõlab kõlaritest. Näiteks nagu see ja siis ma kujutlengi ette teinekord, kui ma seal laulan kodus, ma kujutlengi ette, nii mul on see seal publikus, ma reaalselt nagu elan seda nagu läbi. Ja teinekord tõmbab jälle junni jaedaks, jah. Jah, et seda harjutada ja samamoodi, et enesekindlust saada, siis tasub veel lauluõpetaja juurest läbi käia mingid sessioonid teha, kes räägib sulle sellest kehahoiakust, mis iganes hoia pead nii, et sul siis tuleb loomulikult paremini hääl välja. Ja et ikkagi lõppkokkuvõttes on see, et mul selles mõttes jälle vedasen ja ma lendasin selle Mäkile peale, kas võtate mind oma punti või? Ta mingi, ei jah, et kui ma su muusikaga ju tegelen, et siis see seda tähendab, ei, kas te võtate mind oma punti või? Et et olen ma nüüd 11 või? Jah küll, ma selge, ma tahan, et sa selle sõnadega välja ütleksid. Ja oled küll, et ma lendasin nagu niimoodi peale vaata. Ja mul oligi nagu see, siis ma ütlesin Mäkile ka, et mul on nagu see teema, et ma ei taha lihtsalt salvestada, ma tahan laive teha, et see on minu see unistus. Ja mul oli nagu see võimalus, et ma saingi seal 5 tüübiga kohe koos nagu lavale ja siis sain oma 3 lugu teha, et see oli nagu see äge asi, et kui on nagu see lavahirmu asi, prooviks koos
teha ja Tallinnas näiteks on üks äge koht, Vinkel, see on täpselt kesklinnas, Vinkel 2 V-ga, otsige kuskilt Instast või Facebookist üles ja seal toimuvad jämmid ülitihti. Seal on võimalik mikrofoni haarata ja proovida, et siukseid asju nagu katsetada, et mingitel jämmidel käia ja niimoodi, et seda ma olen teinud lihtsalt teadlikult ja siis ka õele helistasin, õde, nüüd tuled minu juurde, istud tooli peale, ühtegi sõna ei ütle, ma hakkan sulle esinema. Ja ise närveerin täiega, on ju. Et nagu niimoodi, siis tegin õele ära, siis tuli juba õde ja õemees, on ju, ja siis juba üks sõber, Alari, kes mul on torumees ja hea sõber. Nüüd istud siin, kuulad, ma laulan, on ju, ise seal värisen ja teen, et nagu hakatagi niimoodi nagu laps, noh, kes vanemate ees seal esimest korda esineb. Et selliseid trikke nagu teha. Okei, ühesõnaga ole loominguline ja ründa asja erinetusnurkade. Jah, ja lihtsalt tee, lihtsalt tegema peab, nagu mul on öeldud, jah. Jah. Kas sul on mingeid esinemisi veel tulemas praegu? Nüüd laupäeval, noh, see ilmselt selleks ajaks valmis ei saa, aga on soojendame Hanfkungi, aga oota, issa, mis see kuupäev oli? 23. mai. Jah, on Kärakantsis Rakveres, MC Lord kutsus mind esinema ja seal Päda teeb mulle sooja ja nii ja naa, siis teen soolot. Okay. Ja 7. mai teen ka soolot. Varstu, oli vist Varstu kultuurimaja, see on kuskil Rõuge kandis Lõuna-Eestis. See saab olema siis mu niisugune esimene ametlik soolo. Okay. Jah, et on üks niisugune elektroonilise muusikafestival nagu Go ja nende korraldajad kutsusid mind sinna. Nad haldavad seal seda mingisugust kultuurimaja, mis saab niisuguseks loomekeskuseks ja seal siis mingisugune laat ja avamine ja siis nad kutsusid mind esinema. Okei. Nii et sul juba tuleb raha tagasi nõelda? Noh, midagi me ikka saame sealt, jah. Sest laividega vist praegusel ajal on veits keeruline teenida või? Noh, ma ei ole ju selle mõttega sinna sisenenud, et ma nagu teenin, aga tore on küll, kui sa saad oma mingisugused bussirahad ja asjad nagu makstud, aga noh, kui me töökojaga käime, siis me oleme nagu reaalselt mingi 6 tavaliselt laval, on ju, et sa arvuta ise siis mingisugune summa 6 peale, on ju. Et kui ma nüüd soolot hakkan tegema, siis ilmselt tuleb natukene rohkem pihku, kui ma küsima õpin. Ja. Eks see on jällegi oma brändi niimoodi üles ehitamine, aga lihtsalt muusika puhul tegelikult üks asi, mis me nagu tihti unustame, ongi see, et on osaliselt nagu äri. Et mulle pakub see pool ka nagu huvi, et see loominguline pool on minu jaoks ka väga tähtis, aga lihtsalt, et see looming oleks jätkusuutlik, on vaja teda ka vahetavahel nagu ärina kohelda. Ei, no jaa, muidugi. Et ma saan aru, et see on jah, on minu see nõrgem pool, aga ideaalis ma soolosid ikkagi teeks koos Mäkiga. Tema beatid, tema teeb backi ja niimoodi, et ma ideaalis näen meid ikkagi nagu duona. Seal Kärakantsis mängib mulle Lord küll backi, aga ma mõtlesingi, et ma teen seda selles mõttes, et ma proovin, kuidas mul ilma Mäkita on. Ja kuna Lord on ikkagi Lord, on ju kõva sõna, et siis ma olen nõus temaga seda asja niimoodi ajama seal, et ma olen ilma Mäkita nii-öelda. Ma proovin ühe korra, võib-olla on seda elus vaja mõni hetk veel nagu teha, aga ideaalis, et kui keegi tahab meid esinema kutsuda, siis ma tulen ikkagi Mäkiga koos. Meil on paar lugu koos ja ta teeb mul backe ja kõik ja niimoodi. Et seda ma kujutan niimoodi ette. Ja innas leiame, ma arvan ka, leiame mingisuguse kokkuleppe. Kas sa manageeri peale ei ole mõelnud? Või kas Mäki punt ei ole manageeri peale? Ma ei tea, kas neil on. Mäki on ise manager. Oma pundi manager. Ma saan niimoodi aru. Aga ma ei tea veel seda asja. Ma ei ole mõelnud. Või ma olen mõelnud küll, aga ma tahaks, et mu üks sõbranna oleks mu manager. Aga tal on nii kuradi kiire. Ja sest nagu hea manager ongi see, et siis sa ei pea ise nii-öelda selle äri peale nagu mõtlemagi, et see on kõik sinu eest nagu korda aetud. Kõik kohtumised on korda aetud. Jah, no see oleks ideaalne, jah. No teeme siis niimoodi, et kunagi ma mõtlen selle peale tõsisemalt, et see on hea mõte. Mitte, et ma siin kiirustaks väga. Seda küll, jah. Aga ei, see on nagu jälle see, et mina tahan areneda kogu aeg inimesena, et see on põhiasi, et see on ka jälle selline koht, mis on täpselt see koht, et jah.
teise albumi jaoks võiks juba manager olla. Võiks olla jah. Et ma mõtlesingi selle esimesega, ma tahan praegu natuke nagu tuuritada. Mul Kose küsis ka mu käest, et noh, kuidas on nüüd, et peale albumit, kas nüüd tõmbas nagu tuurid maha, et tahaks nagu rahulikumalt võtta või paned edasi? Ma panen ikka edasi. Aga samas sain aru, et ma natuke ikkagi võtan rahulikumalt, aga selles mõttes, et ma tahaks oma selle albumiga natukene tuuritada, sõnad pähe õppida ja niimoodi, et selles mõttes rahulikumalt, aga ega ma sulge nagu põõsasse ei viska, et vaikselt ikkagi toimetan. Kuidas sa albumi tagasisidega rahul oled? Noh, mul ei ole ühtegi halba tagasisidet praegu veel, et keegi pole öelnud, nagu kehvasti pole öelnud. Selles mõttes ma saan aru, et ega selle tagasisidega on niisugune asi, et väga ei saa nagu seda, kuidas öelda endale sisse lasta. Jube äge, kui hästi öeldakse, see on täiega okei. Aga ma ei saa seda võtta nagu endale nii väga sisse, sest see tegelikult... See on tegelikult teisejärguline, loeb see, mis mina arvan, ma ise olen super rahul. Loomulikult ma leian sealt mingisuguseid asju, mingid backid, värgid oma vokaalist just rääkida, mida ma teeks teisiti, aga see on okei. Et ma teen järgmine kord, see ongi see arengu koht, vaata. Et mul on väga hea tagasiside olnud ja enamus mu kuulajad on ikkagi mu sõbrad ja tuttavad ja töökoja fännid on ju ja niimoodi. Mul on paar kutti on kirjutanud, lahe, Plaato mul repiidi peale ja siis ma mingi, muidugi see mulle meeldib, eks ma kümblen selles, ma väga naudin seda head tagasisidet, aga ma saan aru, et kui ükskord sealt mingisuguseid vastupidiseid asju tuleb, siis ma tõmban seina ette, ma ei lase seda endale sisse, ma proovin nagu niimoodi, sest tegelikult pead ikkagi selle, see tunne peab sul endas olema, see kindlus ja asi, et see on minu asi, mulle see meeldib, ma teen seda selle pärast, tohi väga hakata niimoodi. Ma märkasin ühte oversight enda puhul tänases podcastis. Mul pole taimerit kuskil. Ma ei tea, kui ma räägin. Nii et ma korraks vaatan. Vaata. Jah. Okei, me oleme tunni lähedal, et minu sisemine kell on võrdlemisi täpne. Selge. Okei. Nii, võib-olla ma lõikasin sinust midagi, võib-olla ma ei lõiganud, eks ma vaatan pärast. Tavai. Okei. Mulle meeldis väga su album, et kohe juba ma esimese loo nagu peale paimu ja nagu okei. Jah, et kuna ma ise olen praegu sellises positsioonis, et ma alustasin enda ettevõtet, ma tegelen keldriga, mul on nagu nii palju asju igas suunas, et täna mul juba autoga oli see jama, et vedelikud jooksid välja. Et ma nagu ise ei ole nagu väga suutnud nagu süveneda üldse muusikasse, aga kui ma siin albumi peale panen, ma ei nagu okei. Ma ei suutnud esimest lugu lõpunigi kuulata, kui ma juba kirjutasin sulle, et... See on bänger. Ja, et ma juba teadsin siis, et sa peaksid tulema siia ja rääkima sellest. Nii tore. Jah, et ma läheks nüüd võib-olla viimaste küsimusteni. Jaa. Et Eldril on üks traditsiooniline küsimus ja mul on üks traditsiooniline küsimus. Et kas on midagi sellist, millest sa oleksid tahtnud rääkida, aga me võib-olla ei rääkinud? Me ei tule praegu niimoodi ette. Mul ei tule võib-olla praegu niimoodi ette, kui ainult seda, et subscribe'ige YouTube'is töökoda. Sealt tuleb head kraam ja mul on seal lahedad kutid, kellega koos me neid asju teeme, et kes on mulle suureks inspiratsiooniks ja et ma tahan lihtsalt öelda, et ma olen hullult tänulik, et ma sinna punti sattusin. Et selles mõttes on cool. Et rohkem ei tule nagu midagi praegu pähe. Okei. Kas sa tahaksid minu kohta midagi, või keldri kohta midagi küsida, meie kohta midagi uurida? No eks ma olen juba üht-teist uurinud ka, et ma tean, et Klikk mainis keldri tüüp. Te olete temaga ka nagu mingi üks punt, jah? Teil on need Tartu mingid tüübid selle pundis või? Ei ole või? Sisuliselt mina ja Eldur oleme praegu peamised, 2 Pärnu poissi. Ja Mait ja Fredi on ka pundis, aga nagu... Mait ja Fredi, milline Fredi? Fredi on see režissöör, kes tegi meil filmi, et ta on siuke abemega, ta elab Belgias. Okei. Aga te produte ju ka, teete biite ja värke, on ju? Ja te teetegi need Tartu poistele ka, on ju? Ei või? Me oleme kõik lihtsalt nagu enda sükke väike mullik. Okei. Et meil nagu koostöid või siukseid asju nagu väga palju ei ole, et Eldur on Ingmar Kailitiga koostöd teinud. See Kailit on ka pärnakas või?
okei. Aga sina, et mis mussi sa teed? Ma teen hip-hop, rap taustu ja Mait tegi mul ühe instrumentaali, mille peale ma praegu kirjutan. Ahah, et sa ei ole veel siis nii-öelda ühtegi lugu nagu nii-öelda sisse räppinud, aga sul on see unistus või? Jah, et mul oli see, et ma ei tahtnud üldse hip-hopi või räppi nagu kunagi teha, et ma tahtsin puhtalt nagu laulda. Et teisme aastal ma nagu keskendusin nagu sellele. Ja elu lihtsalt kuidagi läks niimoodi, et tekkis nagu huvi video vastu, muusika vastu üleüldse, et siis nagu praegu ma olen teinud kõike välja arvatud laulmist. Ahah, see on see ADHD trait, et kui sul on mingisugune asi, mida sa pead tegema, mis sul on ammu juba kuklas, siis sa teed kõik 110 muud asja ennem ära, kuni sa sinnamaani jõuad, on ju. Jah, et meil oli, Sim Sharman oli podcastist, ta on siuke development coach ja business coach ja et ta teeb nagu siukseid vaimseid asju ja siis tema ütles mulle, et võib-olla sul on õnnestumise vastu hirm. Ja kui ma seda nagu alguses kuulsin, ma olin nagu nope. Aga nüüd mul on see nagu peas ketranud. Et mis see tähendab, on ju? Et minu self-sabotage ongi see, et ma kardan õnne või nagu seda õnnestumist. Et mina ei karda seda, et asjad lähevad valesti, asjad valesti minema, et see on normaalne minu jaoks, aga see, et asjad hästi lähevad, see on minu jaoks natukene, Mees sa pead sellega tegelema. Ja ma tegelengi. Et ma arvan, et see asi on õnnestunud siis, kui see lugu välja tuleb, mida ma praegu kirjutan. Jah, jääme ootele siis. Aga kas nagu sellega tegelemine on paradoks, et kui ma sellest nagu lahti sain ja õnnestun selle välja töötlemisega, et kas ma ei karda seda ja jügedeid. Ja see küsimus ka veel, aga kus see teine tüüp on? Heldur, jah? Heldur, jah. Aga kus tema siis on? Ma vaatasin, mingid podcastid tegite nagu koos, aga siis nüüd on niimoodi, et nagu üks teeb ühel pool ja teine teisel pool või mis värk teil sellega on? No, Heldur on pärnakas ja tal on enda stuudio Pärnas, enda ettevõte. Ja mina nüüd siis olen nagu Tallinnasse kolimas või ise olen kolinud, aga stuudio kolib suvel. Et ma ei tea, kuidas meie koostöö nüüd hakkab nagu välja nägema. Aga ma usun, et eks ta peab Tallinnas ikka käima. Et podcast'e salvestamas, muusikat tegemas ja eks Mait samamoodi. Et kuidagi pidi peame seda Pärnu-Tallinna vahet käima. Okei. Aga praegu et see on väga hea küsimus ka meil. Nüüd me ka täpselt ei tea. Aga eks see kelder jääb alati. Ja. Jah, siis minul on küsimustega kõik. Aga okei, väga fun oli, väga hea album oli, et kindlasti kuulake albumit. Oota, ma võtsin ühe plaadi kaasa ka. Võtsid ühe plaadi kaasa? Jah, kas me loosime selle välja või teeme midagi? Tavai loosime. Jah, ma panen oma selle nimega alla ja panen kleepse sisse ja. Tavai. Ja kuidas me teeme seda? Kuidas me teeme? Jälle mingi kommenteerijate vahel, et kommenteerigu mis iganes tahavad. Jah, teeme nii. Jah. Aga mingi sõna peab olema, ainult sellest emojist ei piisa. Sõna peab olema, tavai. Emojist ei piisa. Öelge midagi ilusat. Jah. Ja siis sina korraldad selle ära, jah? Mina korraldan selle ära. Plaat jääb sinu kätte ja niimoodi ongi. No jah, aitäh. Okei. Aga nägemist ja kuulake albumit ja subscribe'ige töökajale. Okei, bye. Juhuu. Kõnnin jälle kuu peal. Armastus on suu peal.